Kui sä oot sündinud maikuus, ehk siis 5. kuu energia, sa oled stabiilne ja naudingutelembeline. Sa oled sensuaalne, töökas ja usaldusväärne. Sa hindad ilu, mugavust ja kindlustunnet. Raha on sulle ka väga oluline. No kellel ei oleks. Nii, sinu ülesanne on läbi töötada ema karma. Ole oma eeskujuga talle õpetuseks, kuidas peab elama ja aita tal ennast parandada. Tähtis on parandada suhteid temaga hoolivuse abil. Armastada teda sellisena, nagu ta on ja mõista. Ehk siis see tähendab seda. Kliendid, kes on sündinud maikuus, ehk siis 5. numbri energiaga tihtipeale nende suhted emaga ei ole olnud head. Seda eelkõige siis nooruspõlves, lapsepõlves. See on siis niimoodi, et ema ei ole justkui suhtunud sinusse kui, tahan ütelda, vägisi inimesse. Aga ütleme siis niimoodi, et tal on muud tegemist olnud, kui sinuga toimetada ja ka sa oled samas selline hästi energiline, siis edasipüüdlik ja nii edasi. Aga sinu ülesanne on luua perekond ja olla eeskujuks siis oma emale, ehk siis töötada läbi see ema karma ja et su ema nagu saaks sellise pildi sinu perekonnast, et vau, et nii saab ka, umbes ala selline lugu. Et oled siis, kas sa oled ise naine või sa oled mees, vahet ei ole siin, aga tähtis on see, et sa nagu oma emale tõestad, et näed ema, et niimoodi saab ka elada, et ilma vot nende asjadeta. Aga see peab käima läbi armastuse, läbi hoolivuse, sellepärast, et sa ei saa umbes rusikat laua peale taguda ja ütelda, et vot kuule, vaata siia, et vot niimoodi peab tegema. Lihtsalt kõik läheb loomulikult, kõik läheb rahulikult. See oli siis maikuu energia. Soovitan vaadata ka seda pikemat YouTube'i videot, kuhu ma olen siis rääkinud kõikidest kuudest ja jälgida Facebookis, Instagramis, TikTokis, ma ei tea, kus sa praegu mind vaatad. Ja meil on Facebookis suletud grupp, kus on väga palju selliseid lahendamisi ja nuputamisi ja siis ka on selline avalik leht, kus sa saad mulle juba kirjutada. Ja mina tänan, mina olen Merike, numeroloogia psühholoog ja see oli numbrite keel. Tšau, tšau.